absoluutselt nõus. Et tegelikult see on see, millest ma siin ääri-veeriga rääkisin. Et see õigusloome kvaliteet ühelt poolt on kaasa toonud selle pidevate muudatuste sellisel tasemel sisseviimise, et see seadustik ei ole enam süstemaatiliselt kasutatud. Seal on niivõrd palju tekkinud vasturääkivusi ja hälbimisi võib-olla sellest esialgsest seadustiku süstemaatikast, et kokkuvõttes ma arvan, et Eerikul on 100% õigus. Meil tuleks edasiminekuks anda välja vähemalt kriminaalmenetluse seadustiku uus redaktsioon, terviktekst, mis vaataks ikkagi tervikuna üle kõik need muudatused, kõrvaldaks mõistelised vastuolud, kõrvaldaks need viitelised vastuolud ja teeks puhta teksti. Laias laastus muidugi võib ka öelda seda, et ega kõik need muudatused, mis seal on tehtud, ei ole olnud põhjendamatud. Sest et me teame ju ka seda, et paljud nendest on tingitud ikkagi vajadusest viia Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, mille Euroopa Liidu üks kompetentsidest on ju täna ka mingil määral karistusõigus, kriminaalmenetlus ja seetõttu mingid muudatused on olnud vajalikud, sest nendega polnud võimalik arvestada siis, kui seda seadustikku esialgu tehti. Aga teiselt poolt on seal ka terve hulk selliseid muudatusi, mida ma olen alati nimetanud päevakajaliseks. Ehk on tekkinud praktikas mingisugune suur kaasus, mingi suur kisa-kära, mingisuguse probleemi üle, mida siis üritatakse lahendada sel moel, et muudame seadust. Ja see on Eestis üks suhteliselt levinud nähtus, et kui ühiskond nõuab poliitikultelt reageerimist, on vaja mingisugune akuutne olukord lahendada, mis kuidas nad seda teevad, algatavad mingi seaduse muutmise eelnõu. Kas see seaduse muutmine on tingimata vajalik, et seda probleemi lahendada, või tuleks seda teha hoopis mingil muul moel, see pole üldse tähtis. Aga seaduse eelnõu algatamine on väga lihtne. See saadab avalikkuse signaali, et poliitiline võim probleemiga tegeleb, peale selle eelnõu algatamine on ju oluliselt lihtsam kui mingit haldustegevust teisele rajale suunata ja see on kõigile nähtav. Et palju on ka selliseid muudatusi, mis on sellised ma ütleks päevakajalised ja mis ei haaku seadustiku kontseptsiooniga või siis viiakse sisse, ma ütlen sõna otseses mõttes räpakalt, muudetakse ühte kohta, unustatakse ära, et selle tulemusena tuleb revideerida ka seadustikust tagapool, teist, kolmandat, neljandat kohta ja niimoodi tekivadki sellised tohutud vasturääkivused, mis praktikas tähendab seda, et seadustik ei ole enam kasutatav. Ja seetõttu ma arvan, et see Eeriku mõte on vägagi õige. Seda enam, et me ju teame, et ka praegu on parlamendi menetluses mitu eelnõud, mille järjekordselt soovitakse kriminaalmenetluse seadustikku muuta, täiendada, mis ainult seda probleemi süvendavad. Muutmised ladestuvad üksteise peale, ei ole üksteisega kooskõlas. Et ma olen sama meelt, et meil oleks tarvis uut tervikteksti.